ma olen Margit ja ma olen kodulooja. Kuidas teil siis vahepeal läinud on? No minul on läinud päris töiselt. Kuna on sellised ilusamad ilmad, siis ikka tahad juba õues võimalikult palju toimetada, aga nagu siin pildil näha, siis kuldnokad on tulnud. Aga mis ma siis olen vahepeal meisterdanud? No näiteks üks päev tuli mul tunne, et ma tahaks lihtsalt midagi värvida või joonistada või midagi, no ühesõnaga midagi pintsliga teha. Ja siis mul tuli meelde, et mul on üks rebase pilt ja lauajupike ja siis ma mõtlesin, et teen ühe sellise seinapildikese, aga kuna see rebase pilt oli selline hästi tuhm ja suht selliste väheste värvidega, siis ma mõtlesin, et ma natukene tuunin teda vesivärvidega, sest akrüüle mul ei ole ja need vesivärvid jäid väga hästi sellele külge ja sai küll natukene teda erksamaks teha. Ma natukene siis tegin seda karvaosa natukene oranžikamaks ja taustaosa natukene peitsin ära ja kuna see on sinna PVA-ga liimitud selline tava printeriga trükitud pilt, lihtsalt on nagu välja lõigatud, siis ma neid jalaosasid, vahesid ei hakanud välja lõikama, et ma värvin need pruuniks ja nii saab ka. Et see on nii peen väljalõikamine ja kõik need karva üleminekud sealt äärtest ja kõik see. Aga jälle selline mõnus nokitsemine ja kui sul tuleb selline loomeisu peale, aga ei ole täpselt nagu kindel, mida teha, siis lihtsalt võtad pintsli kätte ja vaatad, mis tuleb. Et olen ka nii teinud, et võtan lihtsalt paberi ja värvid ja tegelikult ma tegin teise pildi ka, aga see jäi mul kaadrist välja, selle pilt on seal kõrval. Ootab siin, selles videos ootab veel tegemist, aga ma unustasin tolle lõpptulemust filmida, aga sees rebane siis tuli selline. Ja mis ma siis aias olen vahepeal teinud? Maasikapeenrad olid suht õnnetud, et ootasid juba, et kuna keegi tuleb ja vanad lehed ära koristab ja see peenar oli ka mul selline natukene üle kasvanud, et see muld oli seal vist hästi rammus, nii et need maasikalehed kasvasid hästi suureks. Ja marri oli nagu pigem vähem, aga lehed olid hästi lopsakad ja see aasta ma neid eriti ei väeta ja vaatan. Mul oli sinna viidud sõnnikut esimene aasta. Ja see aasta ma vist eriti ei väeta neid ja vaatan, et kas see aasta tuleb siis saaki rohkem. Ja eelmine aasta nad ka meeletult palju andsid neid poegi, nii et ma sain nagu 2 uut maasikapeenart juurde. Et see on mul see kõige esimene ja kõige vanem. Et siin tegelikult peaks juba siis ka rohkem saaki see aasta olema. Eks ma natukene ikka midagi väetan, aga ma ei pane enam nii palju, kui varasemalt olen pannud. Ja siis ma olen ka lillepealsed juba ära koristanud aiast ja ära visanud. Ma võib-olla olen seda isegi ka juba rääkinud, aga kõik ei ole enam meeles, mida ma olen rääkinud ja mida ma ei ole rääkinud. Ja siis ma jäin mõtlema, mis päev see oli, aga üks ilus päev, kus ma otsustasin, et ma vaatasin ka kalendri järgi, et kas on üldse viljapäev, et kas võib tomatit külvata ja võis küll täitsa külvata. Ja mul oli ilusti pandud muld paar päeva varem kasvuhoonesse sooja. Päike paisti ilusti peale ja ta oli täiesti sulanud ja soe. Sest ta oli mul alguses garaažis ja seal oli nagu kivi põranda peal ja ta oli nagu tükki jäänud ja jäätükid olid sees. Aga nüüd oli käega katsudes väga mõnusalt parajalt soe. Ja siis ma mõtlesin, et ma panen mõned tomatiseemned ikkagi, kuigi ma see aasta plaanin nagu enamus osta taimedena. Aga panen need seemned, mis ma olen ise võtnud. Näiteks praegu ma seal panin vist Hiiumaa rohelist. Aga need on mul nagu juba paar aastat tagasi, võib-olla isegi 3 aastat tagasi võetud seemned ja ma ei ole kindel, kas sealt midagi nagu üles tuleb, siis ma mõtlesin, et ma prooviks ikkagi. Ja siis ma eelmine aasta tellisin ka Facebookis on üks aiandusgrupp, kus ikka pakutakse mingeid istikuid ja lilli ja seemneid. Ma ei mäleta, mis selle nimi on, neid on seal palju. Ja sealt ma siis tellisin ühed tomatiseemned, mis pidid olema nagu kirstomatid, aga mega saagikad. Ja siis ma mõtlesin, et ma neid nagu prooviks ikkagi panen. Et lihtsalt huvi pärast ja ma ei pea neid kõiki taimi panema kasvuhoonesse,
et seal üks punane kirstomat näiteks müügijutu järgi peaks olema selline madalam ja mida saab ka nagu rõdul ja terrassil kasvatada, et ma siis panen ta hoopis seesama, mida ma praegu külvan või külvama hakkan, punane selline, piklikud väiksed tomatid ja jutu järgi megasaagikas. Nii et selles me saame siis veenduda suvel, kui mul üldse siit taim üles tuleb. Ja siis ma mõtlesingi, et ma panen selle maja lähedale potti suurde, et mul on seal ka sein, mis on nagu väga päikse käes ja kus mul ka siia kolides olid nagu tomatitaimed ja sain saaki väga hästi, enne kui mul veel kasvuhoonet ei olnud. Ja teine sort oli siis selline kollane kirstomati sort, mis kasvab kõrgeks, aga mis on ka megasaagikas. Ja selle ma siis jätan kasvuhoonesse. Siin nad siis on mul praegu köögis akna kõrval, et ootavad idanemist ja siis vaatame, üks on see punane, on see madalam ja see kollane on kõrgem. Ja loomulikult panin ma kasemahla jooksma, sest paljud juba ümberringi rääkisid, et jookseb ja jookseb. Kahjuks mul ei ole nagu aias ühtegi vahtrapuud, et muidu ma oleks pannud ka vahtramahla ja see on ju palju magusam, aga väidetavalt kasemahla on jällegi kasulikum, et seal on nagu rohkem igasuguseid mineraale sees. Ja mida nagu kõrgemalt kaselt seda mahla võtad, seda nagu magusam, ka vahtra puhul vist, seda nagu maitsekam ja magusam see mahl on, aga seda vähem nagu ka tilgub. Siis ma panin ikkagi suht kõrgele, panin tabureti alla. Mul oli selline valmis komplekt, kus on kohe see kõik asjad olemas, ei pea nagu midagi ise leiutama. Et see kott jäi mul ka alguses niimoodi imelikult õhku, aga ma hiljem ikkagi õhtul vahetasin selle 5-liitrise kanistri vastu välja, et siis ma nagu näen ka reaalselt palju sinna vett on sisse tulnud või seda mahla. Ja nagu näete, siis tilkus väga hästi. Ja siin on nüüd siis varahommik, ma tulen pitsaamadega, andke mulle puumahla, et kohvi ma ei joo, aga seda kasemahla jooks küll ja see oli selline mõnus karge. Ja päris palju oli ööga tulnud, et sai peaaegu kannu täis. Jätsin natuke seemneks ka, et kann ümber ei läheks ja väga maitsev. Ja siin ma näitan nagu ühte pikemat projekti, mida ma alustasin ka eelmine nädal, aga suure tõenäosusega see projekt võtab aega ikkagi kuid, kui mitte rohkem. Siin on laud, mille ma puurisin iga 2 sentimeetri tagant augud ja ma hakkan pärlitest kardinat tegema. Mul on nimelt plaan see aasta, kes ei ole näinud uuemat tellijat, siis mul on kanalis ka video, kus ma remontisin aiamaja, tegin sellest laste mängumaja. Aga nüüd, kuna eelmine suvi see mängumaja sai suhteliselt vähe kasutust ainult siis, kui oli keegi külas, ja siis ma mõtlesin, et ma teen sellest hoopis sellise nagu suve majakese, kus võib ka täiskasvanud näiteks sünnipäev pidada või mis iganes, et seal on ka istumiskohad ja laud ja natukene tuunin teda ümber, et panen sinna mingid diivanid või midagi. Et sellest edaspidi mingis teises videos, aga selles videos ma siis näitan seda algust, kuidas ma alustan seda pärlikardina tegemist, et ma teen seda ainult ühele aknale, sest kõigidele akendele ei jõua. Aga siiani on mul alles 4 riba tehtud. Et kõik augud tahan tulevikus ikkagi täis saada. Ja nüüd üks selline munadepühaline projekt või käsitöö. Selleks on vaja siis ühte kilekotti, PVA-liimi, siis selliseid kevadisi salvrätikuid, siis natukene takunööri või mingit pitsi või mingit muud paela ja midagi, millega teha siis auku. Ja millega ka traati lõigata. Ja traati on ka vaja. Ja ma tahan teha sellist nagu riputatavat sellist nagu munadega seotud kaunistust, et ta ei ole nagu päris vanik, aga mida sa saad riputada niimoodi näiteks aknette. Ma teen traadis sellised nagu munakujud valmis. Kõigepealt panen nagu traadi ringi ja siis keerutan nagu kokku
ja siis ma proovin sellest ringis siis nagu natukene nagu muna vormida. Et see traat peab olema selline suhteliselt õhuke, et see traat on konkreetselt ostetud magasinist, aga ma ei ole seda seal enam müügil näinud. Et jah, tuleb see hästi võimalikult ovaalseks saada ja niimoodi, et see traat oleks ka, kui sa laua peale paned, siis ta on nagu vastu lauda. Et ta ei tohi olla nagu kõver ega keerdus. Ja siis on valida, et kas teha see pika varrega või lühikese varrega. Et selle konkreetse ma teen pika varrega, siis lihtsalt tuleb see õhuke traat panna topelt ja keerutada kokku. Siis sa saad selle kaunistuse hiljem torgata kuskile. Ja kui sa jätad selle traadi otsa lühema, siis pärast ma lõikan selle, kui mul on see valmis, lõikan selle üldse ära ja ma saan sellise muna, mida ma saan hiljem riputada. Aga hiljem näete, milline see välja tuleb. Et ma luban, et see tuleb täitsa nunnu. Sest mina juba tean, milline see tuleb, aga teie jaoks on see veel üllatus. Ja kõigepealt ongi siis vaja need traadiga munad valmis keerutada. Neid võib teha väiksemaid, võib teha suuremaid. Et ma tegin ka paar erinevat suurust, et ma seda kõike keerutamist siin videos ei näita, aga nüüd teeme siis ka sellise, millel ei ole pikka vart, millel ma pärast lõikan üldse varre küljest ära. Tähtis on praegu ainult see muna kuju. Ja siis ma unustasin seal kasvune jutu juures mainida, et ma ka redise külvasin maha juba. Selle ma külvasin maha juba naistepäeval ja kasvuhoonesse ja panin talle topelt katte peale, et siis vähemalt paar päeva tagasi ma vaatasin, et on juba kohati üleval. Ja siin on nüüd näha, millised munakesed mul hetkel tulid. See üks punane tuli natuke suurem, nad on natuke laperkused, aga see pole nii oluline. Oluline on, et nad oleksid hästi võimalikult ligi lauda või ligi maad, et nad ei oleks nagu kõverad ega kuskilt püsti, et siis ei saa seda protsessi hiljem teostada, et liimida on vaja neid salvräti külge. Ja siis lõikadki sobivad pildid välja, vaatad, mis see muna sisse ilusti jääb, sest kõik liigse ma lõikan pärast ära. Ja siis lõikad natuke väiksemaks, ma lõikan ainult selle pärast väiksemaks, et mul sinna kile peale mahuksid võimalikult palju need munasid ära, et muidu on mul vaja mitut kilet, aga siis saab ühe kilega hakkama, see konkreetne on lihtsalt mingi kilekott, aga võib olla ka näiteks, kes ostab nagu neid hommikuhelbeid nagu suure pakiga lastele, siis see kilekott, mis seal sees on, siis see on ka väga hea selline materjal. Et mina ise neid hommikuhelbeid suure pakiga ei osta, siis mul on lihtsalt nagu tavaline selline pakke kilekott, mingi pakend on seal sees olnud. Ta lihtsalt peab olema natuke tugevam. Ja alustan sellega, et ma panen kõigepealt kihi PVA-d. Siis panen, kuna mul on need salvrätid juba lahti rebitud kihid, siis kõige alla läheb kõige valgem kiht, nagu siin näha. Kõige alla paneme kõige valgema. Siis selle peale paneme selle muna kujutise traadi. Ja siis võimalikult maha suruda see ja panna see nüüd üleni jällegi PVA-ga kokku niimoodi, et see jääks sinna, võib ka natuke panna sinna traadi alla, aga põhiline, et kui panna hästi paksult niimoodi sinna peale, siis ta nagu vajub ikkagi sinna alla ja jääb ikkagi kinni selle paberi külge. Et seda PVA-d võib panna suhteliselt paksult ja ta kuivab nagu läbipaistvaks nagu nii. Ja siis sätid selle pildi sinna peale. Ja nüüd siis veel üks kiht PVA-d. Mul oli see PVA natukene liiga paks. Ma hiljem mõtlesin, et oleks võinud natukene vett juurde panna, et alati võid PVA-le natukene vett juurde panna, siis on teda lihtsam nagu mökerdada. Kui ta on liiga paks ja veniv, et siis on nagu natuke keeruline. Ja niimoodi ma tegin siis, ma ei tea, kas 4-5 muna, et kõige alla jälle PVA kiht. Siis mul oli seal erinevad pildid, ühel oli lihtsalt linnuke ja ühel olid mingid tibukesed ja ühel oli ka vist pardikene ja et mis ma liitsin nagu sellised, mis sobiksid nagu selle munateemaga kokku. Et võib olla ka mingi lihtsalt kevadlilledega või liblikatega, et kõik sobiks.
siin on siis 2 esimest näha, millised nad siis esialgu on, kui nad lähevad kuivama. Neid võib kuivatada ka ahjus, aga võib lihtsalt jätta kuskile päikse kätte sooja. Ja 2 päeva hiljem, et nagu kuulda on, siis nad on nüüd krõbisevad korralikult. Ja on sellised nagu natukene pool läbi paistvad. Nad tulevad väga hästi tõmmates selle kilje küljest lahti. Ja siis tuleb lõigata lihtsalt see üleliigne salvrätt ära. Ja siis jääb selline ilus läbipaistev nagu munade pühaline muna. Ja selle peenikese traadi otsa ma lõikan ära siis spetsiaalsete tangidega, et kääre ei ole mõtet selleks raisata. Et see rikub käärid ära. Et kasutage selleks ikkagi spetsiaalseid kääre või tange, mitte neid, millega sa nagu igapäevaselt paberitööd teed. Ja siis on nende kokkupanemine, et ma nende kokkupanemise juures väga suurt midagi ka vist rääkida isegi ei oska, sest mis seal ikka rääkida, see pildi peal on ka põhimõtteliselt kõik näha, kuidas ma neid kokku panen. Et ma vist praegu panen siia ülejäänud töökäigu juurde muusikat ja siis näete, milline see mul lõpuks välja tuli. Et siin vahepeal ma kasutasin ka paari pärlit. Et siin on nüüd siis näha, millised need välja lõigatud kujul on. Täitsa nunnud sellised nagu väiksed munakesed. Ja nüüd me teeme siis sellest ühe kaunistuse. See suur muna on natuke lapergune, tõesti see pole nii väga muna moodi, aga noh, anname andeks. Ja siia päris video lõppu ma näitan ka paari uut märkmikku, mis ma olen vahepeal meisterdanud. Konkreetselt see märkmik on juba uue omaniku leidnud, aga teine märkmik on veel saadaval. Et selliseid personaliseeritud märkmikke ma teen ka tellimusena, et kui keegi ütleb oma lemmikvärvid ja lemmiklilled ja lemmiktoonid ja lemmikelemendid ja ma ei tea, näiteks lemmikloomad või ükskõik mida,
siis ma proovin neid elemente siin märkmikus nagu kasutada ja teha siis just sellise märkmiku, nagu sulle meeldib. Et see konkreetselt on ainult valgete lehtedega, aga enamasti ma teen selliseid, kus on ikkagi lehed kaunistatud ja värvitud ja tehtud nagu kasutatud palju ka taaskasutatud materjali. Ja see on siis õmmeldud kandega selline pitsilisem märkmik. Siin on siis kasutatud hästi palju taaskasutatud materjali, igast pitsikesi ja paelakesi ja siin on nagu ka kasutatud ka järele jäänud tapeeti ja lehed on värvitud ja siis on ka järjehoidjad pärlitega. Et need on konkreetselt siis tehtud just sellised lillas toonis, et siis on valged ja lillad vaheldumisi, et oleks nagu selline ilus ja huvitav. Ja lõpus on samamoodi taskud, kui tahad sinna midagi olulist jätta või panna näiteks kleepsusid või mis iganes, siis on see võimalus. Aga selline see video siis sai, olge tublid ja tšau!